Enne muiste nähtud Kavastu mõisa rehes väga palju koduhaldjaid. Neid nähtud seal ka päris sagedasti. Kord tulnud jälle teomehed ja vaimutüdrukud rehte peksma. Korraga karjatas keegi vaimutüdruk rehe alt. Tulge vaatama, mis siin on? Võtke koodid! Karjunud mehed ning visanud siis nendega haljatele järele. Mitu kooti visatud veel laudilt rehelistele vastu, kuni kõik jälle kadunud ja rehelised tööle läinud. Olnud rehepeksjad jälle rehe all ning lõpetanud praegu öösist tööd. Mõned ajanud veel nalja ja mõned võtnud riideid kokku. Seal visatud korraga suur sari lakast või rehetoa pealt tööinimeste sekka maha. Terve teoliste selts kohkunud ära ning joosnud rehe alt välja. Jällegi haldja temp. Teine kord läinud mõisa Happmann rehe peksmise ajal rehetoa peale ning tahtnud sealt järele vaadata, kas rehelised ka virgasti tööl. Juhtunud aga mehele suur õnnetus. Happmann visatud kõrgelt rehe laelt patsti alla töörahva sekka rehe alla, just kõva ja kuivanud savi põranda peale. Sest saadik ei pistnud Happmann enam oma jalga sellepärast öösi välja, et rehelisi salaja vahtida ja siis päeval hurjutada. Kord olnud teolised rehe maha peksnud ning heitnud siis natukeseks koidu unele. Ei olnud kõik veel magama jäänud. Seal tehtud tasa hiljukesti rehe uks lahti ning aknast sisse tungiva koidu valgel nähtud, kuidas mingi hall kogu ühe teomehe peale lasunud. Küll katsunud mees üles tõusta, küll rabelnud ja ähkinud, aga see ei aidanud midagi. Hommiku olnud mees aiva märg ning väsinud. Rehetoa uks olnud ka veel lahti, justkui märgiks, et keegi sees käinud. Ikka selles samas rehes ka jälle istunud ühel õhtul vaimutüdrukud reheahju ees videvikul ja ajanud juttu ning naljatanud kuni peaaegu poole ööni. Korraga visatud parsilt verine vasikas maha ning öeldud. Mõistke ära, mis see on? Vaimutüdrukud joosnud karjudes rehest välja mõisa poole ja nad ei julgenud hulgal ajal enam rehes videvikku pidada. Kord läinud rehelised laupäeva õhtul Kavastu mõisa rehest kodu. Mehed peatunud kõrtsi juures ning läinud sisse. Vaimutüdrukud aga läinud ees minema. Kui nad küla tänavasse jõudnud, näinud nad ühe valges riides naiste rahva tulevat. Mardus tuleb, kiljatanud tüdrukud ja hakanud jooksma. Ühel tüdrukul kukkunud rätik maha. Ta läinud seda rätikut üles võtma ning seni jõudnud Mardus ette, tõmmanud rätiku käest ja hakanud talle sellega näkku lööma. Rätiku sees olnud prees ning see näkkinud tüdruku näo kirjuks. Pärast kadunud hirmutis ise ära. Keegi perenaine jäänud õhtu hilja peale linnast tulema. Käinud veel tee ääres sugulaste pool ning seni jõudnud pool öö juba kätte. Olnud talvine kuuvalge ja selge öö. Parajasti
kui ta suurest lagedast mõisaväljast üle sõitnud. Näinud ta oma ree kõrval ühe pika naisterahva Marduse, kes hobusega võidu sammunud. Esimene ehmatus ei olnudki nii suur. Naine pidanud peaaegu küsima, kuhu see külanaine nii õhtu hilja läheb, aga ei küsinud, sest hirm ja kartus tõusnud iga silmapilguga. Ei tohtinud naine viimaks enam edasi ega tagasi vaadata, muud kui andnud hobusele piitsa, kuni ta õnneks kodu jõudnud. Teel tundnud ta küll, et keegi nagu ree saba peal istunud, aga ta ei vaadanud tagasi.